No võtta, see on see, mida mina tõmbaks ikkagi täna üha selgema veelahkme juristi ja õigusteadlase vahele. Et neid sünonüümiks ei saa neid küll pidada. Et me ei valmista enam ammu ette õigusteadlase, mulle tundub. Et me valmistamegi ette lihtsalt praktikuid, juriste siin igast valdkonnast natukene midagi. Aga kui meil ei ole õigusteadlasi, siis meil ei ole tegelikult ka õigust edaspidi enam, kes seda õigust loob, alates sellest, kes seda kirjutab, kes seda mõistab üldse, eks ole, meil on kõik nagu ainult rakendajad olemas. Et see on minu jaoks ka tõsine probleem ja meil peaks olema ikkagi, see mõte, aga mis meil siin oli see, et riigi rahaga võiks õpetada väikest seltskonda, aga korralikult ja põhjalikult. Ja ülejäänutele me võime jagada mooduleid ja asju, kui nad maksavad selle eest, ja nad on valmis ja soovid, ega nad rumalamaks ikka sellest ei jää, eks ole, aga nad ei saa sel juhul töötada nendes valdkondades, kus on vaja seda eriteadmist, päris ehtsat juurateadmist. Ja ma olen päris tõsiselt mures, me oleme nagu alahinnanud ühte valdkonna juristide tänaste tegevust ja see on õigusloome juristid tegelikult, kes tegelikult toodavad õigust ministeeriumites ja ütleme niimoodi, et ausalt öeldes mul on jäänud mulje jällegi, et jällegi ma usun, et paljud inimesed suhtuvad halvasti, mis ma nüüd ütlen, aga et tegelikult sinna satuvad need, kes ei saa mujale tööle paljuski või ei taha minna, aga näiteks Tartu Ülikooli põhikohaga inimeste hulk, minu arust kogu aeg väheneb see õigusloome juristi juures, vaid nad tulevad teistest koolidest ja ehk siis tegelikult on ka seal see ja sealt tulevad see allakäik ja tohutu tehniline reguleerimine, Euroliidu normidest näpuga järgi ajamine ja oma mõtte nagu kaotamine, et see on tegelikult selline tendents, et me ei tohiks sellele niimoodi järgi anda, et õigusloome juriste tuleks ikkagi väärtustada ja neid tuleks koolitada koos nende õigusteadlastega nagu õppejõudega, eks ole. Et kui sealt hakkab asi pihta, siis läheb kõik hapuks, et me võime ju kõik olla jõle targad advokaadid siin ümberringi, aga kui õigus on niisugune, nagu ta on ülevalt, siis ei ole selle tarkusega midagi peale hakata väga. Et minu meelest tuleks ka väiksemale hulgale inimesele õpetada rohkem ja paremini ja need inimesed tuleks targemad inimesed välja selekteerida ja õpetada neid paremini. Mina muidugi olen üritanud küll, ma küsimus ka, et meil on ka vaieldud õppejõudus, et kellele me selle õppe võiks orienteeruda. Et kas selle viimane see tagumisele otsale, kes siis, need ka midagi tehakse, mina ei ole nii õpetanud, mina õpetan seda, mina õpetan ka paremaid inimesi, et õpetada neid, mida nad tahavad, neid, kes ise tahavad õppida, kes ei taha õppida, palun väga, et ei ole vaja, eks ole. Et mina ei aja kedagi taga kaika, aga osa inimesi ütleb, et kuule, me peame ikkagi tagama selle, et nemad ka ikka midagi mõistaksid. Aga siis hakkab igav nendele inimestele, kes on targemad, eks ole. Et niisuguseid valikuid tuleb siin teha ja meil ei ole ülikoolis ju tegelikult kokku lepitud seda, et mis see standard siis on, keda me õpetame siin ikkagi, kas tarku inimesi, keskmised inimesi või rumalaid inimesi. Et ma ei tea, et igal kursul on 10% on need, kes on ikkagi niisugused targad, tõenäoliselt ja rohkem seda hulka, suurem see protsent ei ole tegelikult tavaliselt, kes on kõige võimekamad.